Viru hotell ja Viru tänav ja Viru väravad on võib-olla üldse kõige müstilisem koht Ida-Euroopas või müstilisem oli ta siis. Ma elasin Viru tänaval või Viru tänava kõrval Müürivahe tänaval. See on minu noorus ja mängumaa. Ja miks kõige müstilisem või kõige sellisem energia kesksem, sellepärast et Kremli pilk oli Eestil, et kuidas seda sotsialistlikku kapitalismi juurutada. Aga mingis mõttes on see Viru hotell nagu tegelik vabaduse sammas ja Viru tänav ja Viru väravad võib-olla tegelikult vabaduse väravad. Et mitte siin alahinnates muidugi kõiki seda inimlikku faktorit, vabadusvõitlejaid ja mujal toimuvat solidaarsust, aga kohana on see olnud kindlasti ülimalt märgilise tähendusega kogu idabloki lagunemisele. Viru hotelli pääs oli muidugi keeruline, ega keegi siia niisama ei tulnud ja isegi kui ma täna siia hotelli tulin, siis oli ka nagu väike sapp sees, nagu ma oleksin sattunud nagu keelatud territooriumile. Ja siis istusin foyeesse maha ja kohe tuligi turvamees, ütles, et kuule, et pane mask ette, kuigi seal foyees ei olnud nagu peale minu mitte kedagi. Kõik toimib. Aga kõige hirmsam kogemus mul on Viru hotelliga see, kui üks sõber, kes oli Rootsi põgenenud, ma ei tea, tal oli vist mingi nädalane tsükkel olnud, et ta tuli tagasi Nõukogude Liitu. Tõenäoliselt ta tuli siis kodakondsust, tal ei olnud Rootsi kodakondsust. Võib-olla oli see Stockholmi mingi raamatukogu pilet või ma ei tea, millega ta siia pääses. Ja siis ta sadas ka mulle ukse taha öösel kuskil kell 2 ja ütles, et nii Mait, nüüd mind pannakse siin vangi. Nüüd ma olen siin, ma siit enam tagasi ei pääse, et nüüd ma lähen kinni. Et tule kaasa muga, sa oled ainus tunnistaja. Et sa vähemalt tunnistad, mis tunnistaja mina olen, tule kaasa. Aga no oli mingisugune 16 ka muidugi loll läksin. Ja siis ta vedas mind siia Viru hotelli. See oli ikka nagu juba perestroika aega. Ja teise korruse baari, see oli siuke äge baar raisk. See oli täielik disaini ime. Sellised neerukujulised oranžid nahast diivanid või nurgad. Ja siis sinna me maandusime ja siis baarmanel oli muidugi kohe selge, et see asi on siin väga viltu. Ja siis ma istusin ja ootasin, et millal need ülikondades mehed siis meid kinni võtavad. Ja see oli juba täielikus deliiriumis ja kordas ainult, et nüüd me lähme koos vangi. Ja ma ütlesin, et mina võib-olla vangi ei lähe. Aga alaliste asjade komisjon oleks kindlalt tulnud. Ja alkohol oli ka ees ja mõtlesin, et korva aeg, et veel alaealise jootmine ja ühesõnaga ma ei tea, kuidas ma sealt pääsesin, jooksin vist minema. Jah, siis ta süüdistas mind veel selles, et ma reedan teda, et jätan ta siia üksinda KGB kätte. Aga et sina oled minu selles jamas süüdi kinni lendale. Mõtlesin, aga ta pääses tagasi Rootsi selle raamatukogu piletiga või mis iganes tal oli. Well, I remember the day we brought you home from the town. I never seen so much coffee. Minu Müürivahe tänava korter oli osaliselt nagu infopunkt. Et tol ajal ei olnud ei mobiile ega internetti ja siis inimesed jätsid sinna teateid, kus nad asuvad, kus nad elavad. Ja siis teised inimesed jälle käisid seda informatsiooni siis sealt minu käest saamas. Ja see oli vist 85. aastal, ma ei tea, kas korvaaeg oli just tulnud, kui jälle ühel ööl tuli mu ukse taha sakslane. Ma peatus Viru hotellis. Ja
püsis ühe mu sõbra järele ja siis tema oskas 2 sõna vene keelt, mina oskasin 2 sõna inglise keelt. Püsis mu sõbra järele ja ta oli tulnud siia läbi Ida-Euroopa pick-up Mersuga. Ja see Mersu oli nagu muusikakeskus, et see pick-up osa olid ainult kõlarid. Grammofonidel ei olnud seal autos, aga kõik muu oli. See on täitsa ümber ehitatud. Et võite endale ette kujutada nõuka ajal Mersuga tulla Tallinna läbi Ida-Euroopa. Ta oli viiulimeister, Dietrich oli ta nimi ja ta oli tulnud siia ostma Arvo Pärti. Ja ma ütlesin talle, et Arvo Pärt on, meile on siin Eestis on keelatud Arvo Pärt, et sa oled vales kohas. ja ma ütlesin, et ma tean võib-olla, kus mu sõber on, et ta on kuskil taga Lasnamäel, et lähme vaatame sinna. See oli talveaeg veel. Ja siis võtsime Mersul ja istusime ja sõitsime läbi pimeda Lasnamäe. Üksikud laternad põlesid. Ja me kuulasime Tabula Rasat. Ma kuulsin siis esimest korda elus Tabula Rasat. See oli väga võimas elamus. Ja no see oli ikka elamus. Ja hilisemalt olen ma võib-olla kirjutanud osaliselt oma taksosõidu sellest sõidust lähtuvalt ja ka praegus üks uus novell Magdalena natuke kirjeldab seda meeleolu või tunnet. Seal on see ka sees. Et see ei lähe kunagi meelest. See Viru tänav on olnud kogu aeg läbi aegade selline elukese, et Teet Kallas on sellest kirjutanud 60. Viru tänavast ja et siis olid Viru graafid. Meie ennast nagu Viru tänava pättideks ei nimetatud, me kutsusime ennast vanalinna pättideks. Ja siis olid need Viru ärikad ja prostituudid ja prostituudid liigindusid vist 8, et ühed olid need, kellel oli hotelli sissepääs. See oli nagu kõrgem klass. Ja teised, kes siis noolisid vanalinnast ja Viru tänavalt neid turiste. Ja siis 2 noort tüdrukut asusid elama Müürivahe tänaval minu maja vastas. Oli siis see pesa. Me saime nendega kiiresti tuttavaks. Ja koolist poppi visates ma siis läksin nende buduaari ja seal olid soomlased ja alati oli muidugi Coca-Colat ja kommi ja igasuguseid lahedaid asju. Paljad tüdrukud ja siis üks asi on hästi meeles, et südatalvel oli värsket tomatit ja värsket kurki. Et see oli nagu täielik absurd. Et need nätsud ja kommid, see selleks. Ja siis me käisime seal naabripoistega. Ja kõik olid väga sõbralikud ja väga toredad. Ja ükskord juhtus siuke jama, et mina olin vist 12, aga naabripoiss üks oli 10 ja teine oli vist üldse 7. Et me jäime sinna nii-öelda salongi ossa jäime üksinda kolmekest ja siis hakkasime seda piparmündilikööri jooma. Ma ei tea, miks see oli, seal oli paremaid jooke ka. Seda rõvedat piparmündilikööri. Ja kui me sealt ära läksime, siis mina läksin kiiresti oma tuppa. Tõmbasin teki üle pea. Ja ütlesin emale, et mul kõhk valutab. Aga ma enne magama jäämist juba kuulsin, kuidas läks rämedaks jamaks seal tänaval. Ma ei tea, siis naabrinaine viskas vist neile aknad sisse ja piilits tuli ja ühesõnaga keerasime igavese käruliide kokku.
täieliku jamaga saime hakkama vaesed tüdrukud. Puduar pandi kinni ja meil ei olnud kuskil, kui me koolist poppi viskasime enam soojas olla ja värsked tomatid ja kurgid jäid ka väga pikaks ajaks talvepäevadel vaid unistuseks. Taksas mööda linna on ööl lumikate maad ning veel ei taha koju minna ja minna ära veel ei saa. Ma sõidan taksos mööda linna ja rõõdast mängib kesketund ja põrandale taskust kinda olen pilland unustanud.